Vot, ja siis lõpetuseks nüüd see praktiline osa, ehk siis kui nüüd kõik see info siin endale kõrva taha panna, siis võiks endalt küsida, et millele sa optimeerid. Ehk siis, kas sa optimeerid õnnelikkusele või nii-öelda meie majanduslikule või mis iganes kontekstis edule. Sest kui vaadata näiteks moodsa või meie ühiskonna mõistes edukaid inimesi, kellest kirjutatakse elulugusid ja muud sellist, siis tegelikult väga paljud neist tipptegijatest on päris õnnetud või siis nad on toonud väga suuri ohvreid selle edu nimel. Nii et kui nagu mõelda, siis võiks nagu mõelda natuke seda aspekti ka, et kas sa soovid neid ohvreid tuua, kas sa soovid seda edu optimeerida või pigem sa üritaksid õnnelikkusele optimeerida ja siis sellega, kui kaasneb edu, siis on tore. Aga eduga ei pruugi seda õnnelikkust kaasneda. Et head mõned paar näidet, mis mulle sedasi pähe tulid, oli näiteks Jesse Livermore, kes maailma parim aktsiakaupleja, aga pereelu oli täiesti, ma isegi ei hakka ütlema, et ropp sõna sobiks siia võib-olla. Ja lõpuks tegi siis enesetapu üldse, sest et kõik oli nagu kokku kukkunud. Robin Williams, jube edukas inimene, jällegi ei olnud eriti hea lõpuga. Andrea Gassi, tipptennisist, vihkab tennist. et ma ei ütleks, et ta väga õnnelik on selle karjääri valiku üle, aga vähemalt ma ei tea, mulle tundub. Võid siia umbes 1 miljoni inimest panna, kes on edukad ettevõtjad. Näiteks Larry H. Miller oli üks üsna edukas automüüja ja pärast mingi spordivõistkonna juht ja nii edasi. Siis eluloos oli vist selline kokkuvõte umbes, või naine nagu kommenteeris umbes niimoodi, et jah, et mees suri ära, et ta tunneb mehest küll puudust, aga ega ta elus on väga eriti kodus ei olnud. Et ma ei tea, kas tahaks nagu sellist ohvrit nagu ise tuua, et igaüks peab seda endal läbi mõtlema. Et ilmselt saab ka kuidagi ilma nende ohverduseta, aga neid näiteid on väga vähe, kes seal reaalselt tipus on. Et kui sa tõesti tahad olla tipus, siis sa pead olema nagu see Mark Cuban vist kunagi ütles, et ta jättis oma tüdruksõbra maha, sest et tal oli ratsionaalne ootus, et nad veedavad koos aega, et ta ehitas oma ettevõtet. Ei olnud aega selliseks asjaks nagu koos aja veetmine. Et see ühesõnaga päris palju selliseid ohvreid on toodud. Ja siin võib nagu mõelda muidugi selles aspektis, et meestel on siin võib-olla natukene eelis, ehk siis kui sa oled noor mees, siis tegelikult sa võid optimeerida isegi õnnelikkuse arvelt edu peale, ehk sa üritad kas siis oma mingis valdkonnas üliedukaks saada või mingi majandusliku edu peale optimeerida lihtsalt muude asjade arvelt ja siis hiljem hakkad pere looma. Naistel on natuke raskem, sest et ei pruugi hiljem ei pruugi nagu lapsi nii hästi saada, eks. Aga põhimõtteliselt jah, et teoreetiliselt justkui võib sellise otsuse teha ja küsimus on lihtsalt selles, et kui sa saad jube edukaks noorena, et kas sa hiljem suudad ümber orienteeruda sellele, et ma nüüd tõmban pidurit siin oma valdkonnas ja võtan vabalt ja hakkan lastele ja perele rohkem keskenduma või ei saa, sest tihtipeale on see need golden handcuffs ehk need kuldsed kääravad, sul on nii head tingimused, jube hea palk ja mida kõike veel, et siis on väga raske sealt nagu välja tulla. Ja staatus ja mis kõik muud asjad on. Et allapoole on päris keeruline tulla. Ja teine asi, mis on see, et jah, saab ka perega saab prioritiseerida mingeid muid asju, aga siis on jällegi see osa, et sa ei saa nagu tagantjärgi maha magatud lapsepõlve nagu tagasi. Ehk kui su lapsed kasvavad üles sel ajal, kui sina ei veeda üldse aega kodus, siis tagantjärgi on päris raske nagu seda sidet ja kontakti uuesti luua nendega. Et seda ei pruugi üldse seda tagasi saada teha, et päris paljudel juhtudel näiteks elulugusid loed, siis ongi edukate inimeste lapsed nagu ei tunne üldse oma isa nagu ära. Et muudkui polnudki kodus ja mis mul, ma ei tea, mingi võõras inimene põhimõtteliselt. Et nagu ei ole mingit sellist sidet. Et ühesõnaga tasub nagu mõelda selle peale, et mida sa teed. Kui sa nüüd sellele õnnele optimeerid, siis võid mõelda selle peale, et kas sa optimeerid sellele õigele õnnelikkusele, ehk kas hea elu või mõnus elu või tähenduslik elu. Ja siis mõelda erinevates eluvaldkondades, et kas need otsused ja valikud, mis sa teed, kas need nagu klapivad ja soodustavad seda asja või mitte. Ehk siis, et töö, hobid, raha kasutamine, et kas sa kasutad raha nii, et see optimeeriks sinu õnnelikkust või sa panustad suurem osa summast jällegi näiteks mingile suuremale kodule, mis tegelikult sinu õnnelikkust ei muuda mitte üldse. Ehk siis jällegi tasub nagu seda aspekti mõelda.
ja võib-olla sa ei tahagi selle raha eest õnnelikkust saada, võib-olla sa tahad lihtsalt suuremat kodu saada, et oleks asju kuhugi panna või mida iganes. Et ühesõnaga ja suurem kodu võib näiteks õnnelikkust tõsta, kui ostad sellise kodu, kuhu on, kus on rohkem ruumi ja sa kutsud sinna hästi palju külalisi pidevalt ja see loob sulle see sotsiaalse keskkonna ja mis iganes muud asjad on, et see võib ka nagu mõjuda, aga see kodu ise tegelikult ei mõjuta väga. Ja siis perega samamoodi on ju, et kas sa teed asju perega, kus see õnnelikkus võiks saada toetatud. Ja kui sa seda mõõdad, et või noh, kas sa üldse mõõdad muidugi on ju, aga et kas sa mõõdad seda õnnelikkust nagu sedasi, et sa vaatad enda asja või enda sellist seisu. Või sa vaatad teiste sellist seisu ja teiste kriteeriumeid, ehk siis võrdled näiteks teisega, et teine tundub juba õnnelikum või teisel läheb paremini sellega, mida sina tahad teha või lähtud kellegi teise kriteeriumitest, et seesama, ma ei tea, suur maja ja 2,5 autot, 2,5 autot, 2,5 last, autosid peab 33 olema, sellest, seal ei piisa kahest. Aga et noh, mingi 2 või 3 last on ja nii edasi, et kellegi teise kriteeriumid ja nende järgi üritad siin oma õnnelikkust hinnata või sa oled läbi mõelnud ja tead enda kriteeriume ja lähtud nendest, et vahet pole, mis teised teevad. Ehk siis jällegi ja lisaks siis muidugi see, et kui sa mõõdad, et kas reaalne kogemus näitab ka seda, et need tegevused toetavad su õnnelikkust või sa kasutad seda, et mulle tundub, et tuleviku suunas need võiks mõjuda. Sa ostad ja või kulutad raha või kulutad aega nende tegevuste peale, aga nad tegelikult sinu õnnelikkust ei mõjuta. Ehk kas sa mõõdad ka tagantjärgi, et kuidas see reaalselt mõjutas ja siis otsustad ja muudad ja korrigeerid või sa vaatad ainult tuleviku suunas, mis kipub tihtipeale näitama valesid või andma meile valet signaali, et kuidas mingi asi mõjutab. Ja siis see, et kas sa keskendud protsessile või ajad tulemust taga, ehk siis kas sa tahad saada õnnelikuks või sa tahad tegeleda rohkem või noh, põhimõtteliselt sa kujundad oma elu selliselt, et tegevused, aja ja raha kulutamine ja nii edasi lähtuksid sellest, mis toetab seda sinu õnnelikkust. Et üldiselt pigem tasub nagu keskenduda sellele, et luua omale selline elu, mis toetab õnnelikkust, mitte ajada õnnelikkust taga, sest et õnnelikkusega kipub nagu see olema, et kui taga ajad, siis ta üldiselt seda ei saa. Ehk siis need inimesed, kes otsivad või nii-öelda pursuit of happiness, nagu öeldakse inglise keeles, et need inimesed reeglina ei jõua õnnelikkuseni, sest et see ei aita.